No tere hommikust, siit Etna otsast. Öö on üle elatud. Ilm on täiesti imeline. Või noh, nii imeline, kui see siin sellel aastaajal saab siin üleval olla. Õues on 4 kraadi sooja, päike on mõnusalt kütab. Ja taevas on selge, nii et peaks kaugele nägema. Öö oli ülivaikne, no lihtsalt niisugust vaikust pole enne kuulnud. Nii vaikne oli. Ja jah, ongi nüüd ajasin mõnest voodist püsti lõpuks. Seal otsas juba on inimesed, nagu näha, päris palju autosid on tulnud hommikul siia. Aga lähme siis ka kõnnime ringi, Kärt teeb meile hommikusöögi ja siis lähme kõnnime, vaatame, siin on mingisugused rajad, mingid kaatrid, mingid asju saab vaatama, nii et vaatame neid natukene. Võt, aga siis näeme juba edasi. Me hakkame minema sinna ülesse kuskile. Näete, seal on inimesed, pisikesed inimesed. Tegelikult nad ei ole nii pisikesed, nad on lihtsalt nii kõrgel. Ja ronimine on ilmselt mööda siukest tuhka kõik. Nii et palju õnne meile. Aga vähemalt ei ole külm, täna on nagu super ilm lihtsalt. Kuigi praegu hakkab juba tekkima pilv sinna ülesse, kui te näete. Ja õhtupoole on see kõik see pilve sees. Eile, kui me tulime, oli kõik pilve sees. Aga hommikuks on nagu kleer. Öösel, kui ma käisin vorstiga õues, siis oli ka nagu täiesti selge taevas oli. Aga millegi pärast nagu päeval koguneb siia. Ilmselt siis kuidagi temperatuuride mängimisel või midagi. Ma ei tea, ma ei ole mingi pilvetark. Lähme siit ülesse siis. Varst lähme üles. Nii et hakkame sumpama mööda sellist. Ta on siuke mingisugune tuha ja selle kivimi segune. Käsi jäi ka tuhaseks kõik. Aga jah, suht nagu liiv. Et ei ole kõige kergem kõndida siit ülesse. Nii et vaatame, kui kaugele me jõuame enne, kui me ära sureme. Ma ei saa üldse edasi. 4x4 vedu on siin vaja. Nii, aga hakkame sumpama. Ütleme nii, et päris raske on. Me seda ronimist algasime ju tegelikult põhimõtteliselt 2 kilomeetri kõrguselt. 1900 meetrit on siin, kus see rada algas. Ja see hapnikupuudus on meiesuguste ludride jaoks juba niisamagi seal all olles on nagu nii kõvasti tunda, et kui me eile õhtul jõudsime, siis bussi panime paika mingisugune, ma ei tea, 15 minutit, võib-olla 20. Ja kui buss oli nagu paika pandud, enam-vähem loodi aetud, siis istusid maha, siis tundsid, pea natukene valutab, sest hapnikupuudus on. Et ja nüüd ronida. Esiteks ronid üles mäkke, teiseks on hapnikku vähe. Ütleme nii, et korralik tegemine. Aga me oleme jõudnud siia umbes, kus need teised inimesed siis enne olid. Sinna nuki taha läheb siis rada. Nii et jätkame rühkimist siin. Päike on päris ere ja tegelikult on väga, niimoodi kõndides on tegelikult väga suve. Et, ja see maapind, kuna ta on must ja siuke vulkaaniline tuhk või, ma arvan, et see on tuhaks kutsutakse. See on mega soe. Nii et, jah, ei oskagi midagi muud öelda. Ohi, nüüd läheb väga järsuks see ronimine. Ma ei tea, kaamera ei anna edasi vist, kui järsk see on. Kui ma panen kaamera sirgelt maaga tasa enda niimoodi silma järgi, siis on niimoodi. Kõik läheb niimoodi ülesmäge.
me võtsime natuke vett vähemalt kaasa, nii et seegi hea. Jõudsime siia kaljunuppu taha, siin on näha. Siin on veel härmatis maas. Sest siia pole päike paistnud. Õues oli köösel väike miinus ka. Nii et me pole tükk aega pidanud diiseliitrit järgi panema, aga täna panime. Sest öösel oli ikkagi päris jahe. Et siis sai, eile õhtul sai käima pandud. Öösel panin korra käima. Öösel ma panin tegelikult sellepärast käima, et vorstil hakkab muidu külm. Et endal seal teki all ei ole täna midagi. Aga vorstil hakkab jahe. Paneme küll talle magama minnest pleedi peale, aga ta vingerdab selle alt välja. Nii. Kohe jõuan mingi tasasema koha peale. Natuke puhkama seal. Natukene siin. Et Etna viimane suurem siis purse oli 2021 aastal, see vist oli juunikuus või? Ei, seda ma tean. Okei, 2021 aastal oli viimane siuke suurem purse. Aga siuksed väiksemaid on nagu tihedamalt ja seda tuha välja viskamist väiksematest kraatritest ja nii edasi jagub ka. Et tegelikult on see ikkagi aktiivne vulkaan. Ja ta on siis Euroopa kõige kõrgem vulkaan. Et siuke Euroopa kõige suurem, kõige kõrgem vulkaan on see Etna. Et tegelikult ta on siin mingisugune, ma ei mäleta, kui kõrge ta oli. Kui kõrge ta oli? Üle 3000 meetri on ta tegelikult kõrge, jah, et me oleme siin natuke 2000 ja peale. Viitsid vaadata, kui kõrgel me oleme? Kärdil on tark kell, mis ütleb talle. Lauluga. 1894 või? Umbes sama kõrgel kui buss siis oli. Huvitav, ma arvan, et ta valetab sul. Me oleme kindlasti kõrgemal kui Matilda. Ja Matilda juures ta ütles ka sul 1800. Seal võib olla mingi 20 meetrit. Ja vaatame. Ei tea, jah. Ei tea, kui täpne see kell on. Aga vaatame, kas me siitpoolt kuskilt näeme Matildat. Sest tegelikult, kui me nagu tulime seal, kus me ööbisime, siis me kõndisime alla mäge ja siis hakkasime üles tagasi ronima. Aga me tulime vahepeal ka alla mäge tagasi. Jah, me tulime vahepeal veel alla mäge tagasi. Ja. No jah, kuskil siin 2000 ligidal oleme. Nii et siin on külm, sest päike see, no vaadake, me oleme lihtsalt pilve sees. Te näete, kuidas pilv liigub siin meie ümber. Ja see on päris külm nagu. Kui enne oli nagu palav, siis ole vait, kui külm õhk on. Ole vait. Ma panen ka mütsi pähe. Jumalauda. Muidu oli nii kena soe jalutada, nüüd järsku tuli mingi pilv. Ja no siin tundub selleks nagu mingi suits, aga tegelikult me oleme pilve sees ja see on räigelt külm nagu. Siin on siis magma. Kõva nagu kivi. See on magma. Ja hoida, kas mingit lahtist tükki ei ole, et kui kõrgui... Siuke siis. Näha pooriline siuke kivi. Ja suhteliselt, kuna ta ongi hästi paljude siukse õhuaukudega, siis ta on päris kerge. Kuulda, kuidas see on keskelt alt tühi, nagu lihtsalt kuula. Suur auk ikka alt tühi. Siin on siis näha, kuidas tekib mingisugune, see magma nagu, kui ta ära kivistab, ära jahtab, see alla tekib kõik nagu jääb tühjaks. Siuke place. Ja siin on siuksed suuremaid koopaid ka. Me enne läksime ühest mööda, mis jäi nagu kõvasti mäe otsa. Vaatame äkki tagasi tulles jääb see meile rohkem kuidagi niimoodi, et me ei pea väga ronima nagu niimoodi, nagu vaata.
Eks siis näis. Nüüd oleme kuskil mingil platool nagu heinamaad olnud kuldsed heina täis. Aga siin on räigelt külm. Kui enne oli kõik on nagu ülimõnus soe alt, siis siin on nii külm lihtsalt. Sest päikest ei ole. Mingi üüratu pilv on meie ümber igal pool. Päike jääb selle pilve taha. Ja siit on näha rannikujoont hästi. Ohohohoho. Päris külm. Vaatame, aga me oleme päris lähedal sellele kohale, kuhu me plaanisime minna, nii et vaatame, mis me sealt näeme. Kuigi ma arvan, et me ei näe midagi, sest pilv on siuke. Need on need vaated, mida me vaatama tulime. Näete, jah? Kurs, kas sa tahad? Oota, istu. Ühesõnaga, nende imeliste vaadetega hakkame meie tagasi minema. Jaa, läks siia. Me mõtlesime, et me lähme siit vasakule. Et siis me lähme vaatame seal ka neid kraatreid. Aga sellega ei enam midagi vaadata, nii me lähme alla tagasi ja seal meie lähedal on kõik kraater ja siis me lähme seda vaatama. Jah, nii et teiega näeme juba seal Silvesteri kraateri juures. Ja see on Intsu, I know a shortcut. Vaadake, mis meil toolni toimub. Paksu lund sajab lihtsalt. Nagu lihtsalt paksu lund sajab. Tahaks ikka siia 1 kraatri otsa minna, aga me nüüd mõtleme, vaatame, mis selle parkimisega siin saab. Siin saab ainult päevas piletid osta 26 €. Väga kaua meil läheb siin üles siis. See väike tiir, väike pops. No, jah. See väike pops hiljem tuleb. Suur pops. Tahtsin minna kraatrit vaatama. 5 €. 5 €, nagu reaalne. Mingi 2 sammu minna, 5 €. What the heck? Ei maksa ma mingit 5 € nagu. Mul nii väga pole ka seda vaja minna vaatama. Täitsa ebareaalne. Mille eest appi ei küsita lihtsalt. Aga seal üleval on ka midagi. Ja siit läheb nagu rada, aga ma ei tea, äkki see ka maksab pärast. Ma ei tea, ma ei näe küll, aga see on 25 minutit üks ots. Jah, 25 minutit üks ots, jah. Nii et viske mind sulku ja... Me vist ei jaksa praegu enam seda. No austada, et sa ei jaksa küll. Me juba kõndisime oma kõndimised ära. Nii et jätame teiseks korraks ka midagi. On ja? Sitsiiliasse võime tagasi tulla küll. Et võib-olla Itaaliast kiiremini läbi ja Sitsiiliasse. Või tegelikult Itaalias on ka meil kindlasti veel palju vaadata. Ja siis saab Maltale minna. Ja Maltale minna, jah. Jah, kui see laevapilet nii kallis poleks. See ei olnud, ma vaatasin. See on mingi 6 sotti üks ots. Ei olnud selle. See on mingi 200 kokku. Autoga? Jah. Malta on ju siin saamata teha. Olgu. Võtame plaani. Võib-olla järgmine talv. Jah, aga lähme nüüd võtame riided maha ja... Hakkame sõitma mäest alla. See saab ka omaette seiklus olema. Jõudsime oma ööbimiskohta. Oled sa kindel vä? Jõudsid ikka vä? Ma ei usu vä?
kas keegi meid supportida tahab või? Tahaks seda. Saame teile paremat contenti anda. Kärt otsustas kerjama hakata. Aga vaatad siuksed siis või see koht. Ja siin samas on tegelikult üks loss, kuhu me homme lähme. Et me olemegi selle lossi põhimõtteliselt parklas. Siuke koht. Keegi peaks siin tahtma 2.50 saada, et me siin pargime, aga ma ei näinud mitte kedagi, kes tahaks 2.50 saada. Nii et ma ei adnud kellegele 2.50. Ja me käisime otsimas ka ja ei leidnud. Ju ta võib-olla, kuna loss on tegelikult täna kinni juba, et võib-olla ta homme tuleb uuesti paika siia. Samas kuskilt ma lugesin, et off-season ongi see tasuta. Kas on? Ei ole? Ma ei tea. Vaatame seda siis homme. Ja isegi kui ei ole, siis 2.50 ei tapa ära meid. Võib-olla. Ei, jah, see ei ole raha, sest kellelegi ei ole anda raha. Jah, me ei taha panna ka kuskil niisama. Aga siin on ka mingi pitseeria või mingi söögikoht, nii et me võib-olla lähme sööma. Ja siis teiega läheme homme lähme. Mis asja söömas, kui on normaalselt inimesed, me võtame ikka kaasa teid. Ja siis, kui julgeme filmida. Klassika, tulime sööma. Ja siis, mis te arvate, kas sai süüa? Ei saanud. Liiga vara tuli meelde. Liiga vara, jälle me tulime 5:30. Ma muidugi natuke kahtlesin, et jälle see case on, et 6:30 saab alles süüa. Või tähendab 7 saab alles süüa. Ja nii oligi. Nii et 7 saab alles süüa, nii et jah. Igatahes see, kus me kõnnime, siin on kutsu ja seal on lehmad ja siin on eeslid. Ja saame siis täna veel korra seal käia, taga on ka päikeseloojang. Nii et me nüüd tund-pool üritame aega surnuks lüüa ja siis lähme sööme. Võtsime siis süüa. Võtsime friikaid juurde, siis mõtlesime, et lihast niisama ei piisa. Ja liha on nagu räigelt palju. Good luck to us. Ma võtsin pannakotat ja Its võttis tiramisut. Ühesõnaga, me käisime enne, tahtsime süüa, ei saanud. Siis oli mingi väga viks ja viisakas noormees oli seal, kes rääkis meile, et jaa, värgid, 7 tehakse lahti. Pani meil laua kirja, läksime sinna nüüd. Peale 7, mingi 5 minutit, 6 minutit, 7 minutit, 8 minutit, 9 minutit. Ja saime, oota, seal läheb pimedaks, ma ei saa seal rääkida, me peame siin olema. Nii. Ja siis meie saime oma laua ja siis me tellisime mingit traditsiooni kohalik. See oli mitte Sitsiilia kohalik, aga selle koha asulik kohalik kastmes tehtud liha. Ja see oli sellises tomatikastmes mõnusas punases. Nii. Ma filmisin ka. Ja, no te nägite seda. Ja siis me sõime seda. Ja see oli väga hea. Natukene meie guljaši moodi, siukene liha lagunes siis ära kahvli all, on mingit nuga polnud vaja. Ja siis ma vaatasin, Kärt sööb ja noh, Kärt iga kord, kui Kärt sööb, no enam nüüd ta pühkis puhtaks. Tal on lihtsalt pool nägu on täis seda asja, mida ta sööb. Ükskõik mida ta parasjagu sööb, ükskõik mida ta sööb jätsi, tal on pool nägu täis. No ta on nagu mingi 3-aastane laps lihtsalt, on ju. Ja siis Kärt sööb ja vaatan suu ümber on lihtsalt terve ümber on siuke punane võru, on ju. Sellest kastmest, mida vend sööb. Ja siis tuleb see teenindaja, seal oli üks teine teenindaja veel. Väga viisakas, valge särgiga, vest on ja kiki lipsärgid värgid. Nagu üli, noh, siuke väga timmkoht. Ja siis tulevad kahekesi küsima, et kuidas on, kas on kõik hästi. Siis Kärt on mingi, jaa, very good. Endal pool nägu soustiga koos lihtsalt. Lihtsalt mingi võru ümber suu, ma ei suutnud naeru pidada, nii naljakas oli. Siis ma ütlesin Kärdile ka, et kuule, sul on pool nägu soustiga koos, siis sa teed mingi poistele silma siin enam-vähem. Ma vastasin neile viisakalt. Mis sul on oma kaitseks öelda? Mul ei ole, ma ei saa siiamaani, kuidas see niimoodi sai. Kuidas? Iga kord saab ju. No aga jäätises ma saan veel aru. Päris naljakas värk. Kuule, nüüd on parklautus täis ju. Aga nagu reaalselt see koht, kus me oleme, on in the middle of fucking nowhere. Nagu lihtsalt ümberringi on lihtsalt põllud. Ja restoran on täis puugitud. Seal oli vähemalt 20 nime, kui mitte rohkem seda broneeringut nagu. Mõned olid, ma vaatasin nüüd, et tulevad alles mingi 9:30 õhtul. Täiesti haige nagu. Ma lihtsalt ei saa aru, kust nad kõik tulevad. Ja tulevad. Täitsa ulme. Aga selles mõttes, et
me oleme nüüd tuttu ka. Ja, aga me läks 51 eurot ja liha oli isegi suur, oli 10 euri. 10 euri. Me võtsime friikaid, kuigi oleks pidanud mõlemad võib-olla ühte võtma. Me ei oleks pidanud friikaid võtma üldse. See lihaports oli nii suur. Aga see lihaports oli 10 euri, friikad oli 4 euri. Ja, nii et meil läks see juba... See oli 30 euri. Ja. Seal laudaistumistasu oli 3 euri. Ja, 6 euri juba ja siis magustoit oli 5 euri each. Siis ma võtsin klaasi veini ja Kärt võttis Coca-Cola Zero. Ja läks 51 euri. 51 aga euri. kui lauda istumist oleks arvestatud, siis oleks 45 või? Tead, need väiksed, need on lihtsalt rahanumbrid. Aga ei, ma ei saa kurta tegelikult. Lihtsalt rahanumbrid nagu sularaha otse Siberist oleks. Ei, aga elama peab, ei pea. Ei, me üldse pole ammu. Ise ma lähen nagu mingi räige parv ka välja, vaata. Ma tean, ma vaatasin. Mul on mingi Norm Songs on ka sassis. See klaas veini hakkas nii pähe, et ma ei tea. Tule nüüd siia poole, sinna valgem ja ütleme ilusti tšau. Tšau, homme näeme. Tšau, homme näeme. Saab eda jauta. Tuleb meie bussi juurde. Vaadake seda venda, mida viiulit. Miks vend on jooksu saanud vist? Tere hommikust nagu. Vend läheb lõuates mööda lihtsalt. No tere hommikust nüüd ka päriselt, või noh, hommikust. Nagu te nägite, siis lehm ajas meid üles, või tegelikult me olime juba üleval, aga vedelesime voodis, kui see lehm käis siin ringi möllas. Aga vaated on siin täitsa imelised. Ja mis veel on imeline täna on ilm. Ma just täna öösel mõtlesin, et meil on siin Sitsiilias ikka väga-väga hea ilm kogu aeg on. Pole nagu ühtegi korda olnud, kus oleks mingi kõvasti sadanud või midagi. Nii et oleme väga rahul selle ilmaga ja oleme ennast tegelikult ka valmis sättinud, et lähme nüüd sinna Losse ja vaatame, mis see Loss meist pakub, et me polegi Itaalias üheski Lossis käinud, nii et vaatame üle.
Bugi. Tame. Aga me oleme mõlemad tuppikus. See oli ka tuppikus ma läksin. Jumala auda. We are lost, please send help. Vaatasime parkimiskohta, aga siin on nagu siuksed koerad. Nad on väga sõbralikud. Liiga sõbralikud. Oota, seal tuleb uus auto. Äkki see pakub ära. Jah. Et siis lähme siit ära igatahes. See kõik otsas peakski see meie ööbimiskoht olema. Ära mine prügi. Me ei tea, kas see peaks see koht olema, aga kui see on see tee, siis pigem nagu ei tahaks siit minna. No siin on vaata mingid kivid ka suurelt püsti, ma ei tea, kui hea see on. Ja siit veel saab. Siit ikkagi läheb see ära ka. Kuule. Siin on sõitnud küll autori jälgisid. Jah, siin on ka jälle veits sügavam. Ei, see on lebo. See ei ole siin mitte mingi probleem. Kas siin on koht, on see oli see, mis seal pildi peal oli? Jah. No siin on ka ikka. No siit tuleb niimoodi tulla. Aga jah, vaat siin on ikka autosid vastu käinud. Lihtsalt ma ei tea, kas on nagu mõtet lõhkuda autot. Lähen vaatame lõhku. Jah. Me hetkel ikkagi otsustasime, et me ei lähe sinna, nii et me hakkame uut ööbimiskohta otsima, aga siin ei ole väga valikut, mis on nagu probleem. Ega pole, jah. Jah, lähen vaatame seda piknikarjad. No, lähme. Palmadii. See jälle ei tundu väga kena. No seal tundub nagu, et prügikast on keskel, mille ümber on prügi. Äkki üle mujal on nagu parem. Siin päris siin ääred on ka prügi täis. Lähme sinna. Vaatame, mis tuleb. Jah, ega meil palju enam päevalust ei ole. Ei ole jah, ma tahtsin nagu täna varakult saada kuskil sest ilus ilm ja värki-särki ja tahaks nagu niisama ka olla ja siis juba teine koht, mis on pekkis. Esiteks me sõitsime korra valesti ja me sõitsime mingi 20 mintsa linnas lihtsalt lost, sest et see jama. No see taga oli ikka kinni väravaga. Kui ma Mapsist vaatan, siis me peame tagasi minema. Ei edasi ikka. Me siit tulime. Aga me vaatame suunas sinna ja... Vaatamegi mere suunas. Ma ei tea, mida see sul näitab. No, siis peab otse minema. Ma ei saa aru. Noh. Ja see on ka igatahes mingi täiesti küsitavas kohas. Küsitavas? See on ikka väga piip kohas. Kuidas meil täna nagu nii pekkis on? Ma ei tea. Me lihtsalt ei saa kohta, kus olla nagu. Nagu lihtsalt. Ja kõik teed, kuhu me satume, on siuksed, et ma ei... Ma juba ütlesin nüüd sulle vahepeal, et lähme lihtsalt täna koju ära juba.
ei tea, ma ei tea. Ei, Heidi, see tee on jälle siuke. Nii, üle kivide ja kändude jõudsime siia. Seal oli tegelikult päris rahv üks ja alla tulek ka oli siuke, kust võib-olla üles minnemine on väga keeruline. Aga mulle tundub, et siit poolt tuleb mingi kruusatee üles. Vaatame, äkki on siit kaudu mõttekam tulla ja minna. Aga see vaade on ka ikka kena. Aga see on ülirahulik, ma arvan, et siin ei ole öösel piuksugi. Nii, nüüd tuleb vaadata, et bussi saaks loodi ja et Starlink oleks õiges suunas, et ta annaks meile internet ja siis saab süüa tegema. Ma ei ole täna ühtegi asja söönud. Mitte ühtegi asja pole söönud. Nii et mul on suur nälg ja ma olen päris tige nende teede peale. Vot, aga siuksed lood siis. Näeme teiega homme. Ma arvan, et kui näeme, täna ei näe enam. Paneme selle kaamera, kui Kärt ei taha mingit söögi tegemist näidata. Aga siuke koht siis. Tegelikult on päris ilus koht. Seal metsa sees on mingisugused grillimiskohad ja lauad ka. Et oleks teadnud, oleks tegelikult mingit liha võtnud ja oleks võinud täitsa grillida. Vot nii on lood. Siinpool sood. Paneme bussi jonksu ja nii ta läheb. Nii et näeme homme. No tere hommikust. Ärkasime ülesse siin. Öö oli mega rahulik. Hommikul nüüd sõitis 2 autot mööda. Ühed tundusid olevat mingisugused siuksed, kas pargi töötajad või midagi, kes käisid siin, vaatasid üle ja läksid edasi. Ja teine sõitis nagu nii sama mööda. Vähemalt nii palju, kui ma kuulsin. Aga muidu on nagu rahulik, jah. Et see koht on siis selline. Seal on mingid grillid. Seal on veel grille, köögid. Ja siis hunnik siukseid kivist laudu, toole, kus siis saab nagu süüa, olla. Igale poole on jäetud prügi, nagu ikka, inimesed on toredad. Prügikastid, siin on reaalselt olemas 3 suurt prügikasti. Aga nad ei jõua sinna viia seda. Lihtsalt 2 meetrit edasi nad ei jõua viia. Natuke kurb, aga need pildid, mis me nägime selle koha kohta, olid tunduvalt hullemad, kui siin praegu on. Praegu on siin isegi puhas, ma arvan, et siis haldajad või kes iganes, ma ei tea, kes siin Itaalias seda teeb, Itaalia RMK, eks nad on käinud koristanud natukene. Aga väga kurb, jah, et see seis on nagu on. Et noh, ei ole ju raske. Prügikastid on literally seal. Nagu 2 meetrit. Et see on natukene kummaline, mis neil siin selle prügiga toimub. Et seda on nagu vei liiga palju lihtsalt igal pool. Et see nagu rikub selle ära, et sõidad ka ja lihtsalt nagu prügimäed on tänavate äärtes või teede äärtes. Ja ma ei saa aru, miks nagu kas neil on prügi vedamine nii kallis või nad ei viitsi sorteerida või mis teema sellega on nagu. Et igale poole on visatud. Noh, nagu see, et autoaknast kõik välja visatakse, on üks asi, aga teine asi on see, et nad viivad oma prügi. Noh, nagu vaata, meil on mõnes kohtas probleem, et inimesed viivad oma mingi prügi nagu metsa alla, aga seal viiakse, noh, meil viiakse enamasti mingi rehve ja madratseid ja mingid siukest suuremat asja, mida inimesed ei taha prügimäele viia, sest kardavad palju raha maksma. Kuigi Eestis ka on jumal odav see prügi vedamine. Ma ei tea nagu, miks inimesed seda teevad. Et Eestis küll ei ole ka sellega mingisugust probleemi, et sa viid prügilasse ja pead mingi räiget pappi maksma. Et jah, ma ei tea. Lähme vaatama, kas me siit mingit vaateid ka näeme. Vastu siit poolt. Et jah, siuke kummaline. Minu jaoks on see kummaline. Ja aga siin on nagu kõik tee ääred täis niisuguseid hunnikuid. Ja noh, nagu selle olmeprügi on ka lihtsalt kottidega olmeprügi visatud tee äärde. Ma ei tea. Natuke naljakas. Vot nii on lood siin, aga meil hakkab nüüd kohe, mul hakkab üks koosolek, siis hakkab Kärdil koosolek ja nii see päev läheb, tööpäev hakkab pihta, nii et ilmselt peale tööpäeva lõppu siis näeme või siis lõunapaiku, kui me võib-olla lähme jalutame natuke midagi.
me jõudsime siis ööbimisse. Ja täna on siukses rannas, aga noh, ei näe. Ma arvan, peame tagasi minema lihtsalt. Seal oli ilusam vaade, päike loojub praegu. Nii et täna jah, oleme 2 prantslasega. Ja sõitsime üle 2 tunni vist siia. Ja vahepeal jälle olid mingid teetööd, pidime jälle ümber minema ja mingi jamps oli jälle, aga saime ilusti. Jõudsime ikkagi valges kohale. Ja jah, näitan teile kohe varsti seda vaadet ka siis. Siuke kena roosa taevas ja sinine see. Aga täna vist jah, teeme kapis süüa, meil on mingi vanade kuupäevadega asjad ära vaja süüa. Ja põhimõtteliselt rohkem ei teegi midagi vast. Homme siis näete, mis homme teeme. Ühesõnaga, me tulime nüüd Selinuute kuradi arheoloogilisse platsi, aga ma tahtsin teile näidata midagi. Kas te olete midagi sellist ennem oma elus näinud? Vaadake seda kämperit. Päris põnev pill. Kes tüübid puidust maja ehitanud katusele ja läheb minna. Sunrise kämper. Päris huvitav riistapuu. Väga huvitav riistapuu. Mingist vanast tuletõrjeautost tehtud ja Mersu. Hollandlaste oma. Väga pull pill, väga pull pill. Aga ühesõnaga me läheme vaatame, kas koeraga saab sisse või ei saa koeraga sisse. Ja internetis olid vastakad arvamused, et peaks saama, aga võib-olla ei saa. Aga vaatame. Tere tulemast. Mis see siis oli? Arheoloogiline ala. Mingi arheoloogiline ala ja Selinuute oma. Ja ma keeran nüüd kaamera teistpidi. Ja siis te saate aru, mis arheoloogiline ala see on. Tada! Vorst lubati ka. Jah, isegi vorst lubati sisse. Tahtis juba sellele tädile hüpata sülle. Tahtis juba ühele tädile hüpata sülle ja vorst ütles, et ta on kõige suurema ajaloo huviga koer ja eriti talle meeldib Kreeka ajalugu. Ja ta ütles, et talle Egiptuse ajalugu ei meeldi, sest seal olid kassid. Nii et me lähme nüüd ja uudistame ringi. See peaks olema väidetavalt vist Euroopa suurim, kui ma nüüd õieti lugesin ja mäletan. Ma eile lugesin natuke selle kohta, aga see peaks olema väidetavalt vist Euroopa suurim arheoloogiline sait. Et see läheb siit kilomeetreid ja kilomeetreid. Sealt on isegi väiksed bussid või sellised autod, mis viivad sind teiste templite juurde. Siin neid templeid on mingisugune 6 tükki või midagi. Ja jah, see on UNESCO siis pärandi all ka. Vot, aga me nüüd kõnnime siin ringi ja ilmselt me paneme teile mingi mussi mängima ja paneme klippe ja siis äkki pärast võtame kokku, aga võib-olla võtame poole peal kokku. Võib-olla me väsime ära, sest täna on räigelt palav ilm nagu. No ja näete, isegi Kärt on riided ära võtnud. Ja mul ei ole pusa peal. Ja mul on nagu räigelt palav, lihtsalt õues on mingisugune 22-23 kraadi sooja. Ja jah, ma ei oskagi muud öelda, kui et meie lähme nüüd siia sooja kätte jalutama. Te võtke see soe teetass ligi ja mida sa naerad, sa esitid nagu nii suvel alles ära, kui jõistis ka mingi 40 kraadi. Ma meelega teen selle täna ära. Aga ühesõnaga, näeme siis. Nii, meil on nüüd mingi osa vaadatud ja nüüd on vaja kõndida. Siit oli kokku mingi 6 kiltsa või? Ei olnud, 3 kiltsa oli, kõige kaugem asi oli 2600 meetrit. Aga mõlemasse otsa nagu 2600, aga me kõiki otsasid läbi ei jõua käia siin. Aga praegu meil on kõndida mingisugune kilomeeter vist, et me jõuame järgmisse kohta. Nii et see on siuke hästi-hästi suur ala, et see ongi seal muuseumis, käisin muuseumis ka. Ja muuseumis oli nagu selle linna plaan siis, mis siin kunagi oli. Ja see oli päris suur linn. Et tolle aja kohta eriti veel oli see ilmselt päris suur linn, nii et siin ikka on
ja hetkel meile jääb aru saamatuks, et mis selle linaga juhtus siis. Kas see oli siis mingisugune see vulkaanipurse? Mis pilt see on? See on vihmapilt või ma ei tea. Ma ei tea, mis pilt see on. Mingi pilt. Nii et jätkame kõndi ja teiega näeme juba seal üleval. Seal. Just break it open, confuse the others, embrace discomfort, and change the focus. Forget your lines, we're changing places. Wishing I could run before I learn to walk, but maybe it's okay to not know it all. Feeling 2 feet tall, I can't seem to shake it off. Are we reaching higher places only to fall? Maybe I don't know it all, don't know it all, don't know it all, don't know it all. I've been don't know it all, don't know it all, don't know it all, don't know it all. Lately, I've been off lately. Come to think of it, my thinking is deadly. No nii, tere tulemast. Jõudsime oma ööbimiskohta siis. Siuke place. Siin on küll mingi tee. Suhteliselt väike tee, ma arvan, et öösel on väike. Ja siit lähevad siis mingid matkarajad. Sealt läheb matkarada. Ja sealt läheb matkarada. Pealt kuskilt august. Ma käisin, seal on mingisugune teadete tahvel või asi ka. Aga siuke place siis. Ja kell on, ma ei tea, mis see kell on. Mingi 5 läbi. Vaikselt hakkab pimedaks minema. Ja ega ei olegi täna rohkem siin midagi. Vaatame korra siia poole ka. Aha, siit lähebki see matkarada siis. Tipa-topa. Mitte, et me läheks siia matkaraja peale, aga jah, see on siuke hea rahulik koht, ma loodan, kus olla. Ja noh, nagu siin mail ikka kombeks, siis mingi künk otsas jälle. Ega Genjud vaatad. Vot nii on lood. Me lähme nüüd teeme süüa. Täna teeme lihapallipastat. Ja vaatame oma seriaali lõpuni. Ma ei tea, kas lõpuni vaatame tegelikult. Ma ei tea, palju hooaega seda on. Aga kuna me oleme Amazonist viimasel nii palju tellinud asju, no mitte palju, mingi 3 korda või 2 korda. Siin, kuna need pangaautomaadid, pakiautomaadid on Amazoni omad, ülikerge tellida. Ülikerge, paari päevaga kohal. Ülikiht. Väga hea. Et siis me oleme tellinud mõned asjad siin, kõrvaklappidel mingid asjad ja mingid asjad veel. Ja siis ma tegin selle Prime'i ja nüüd me vaatame sealt mingit sarja. Sarja nimi on Upload. On siuke enam vähem sari, aga me hakkasime eile vaatama ja vaatasime mingi 1,5 hooaega ära, nii et meil on nüüd vaadata veel. Vot siuke lugu. Siin on mu ülejäänud familia. Vorsti tagumikku näete. Ja kuskil seal on Kärt ka. Kärt sööb sai ja Kärdil on räige nälg lihtsalt. Nii et Liidli sai. Ütle nüüd hea tööd ja lähen magama. Tere. Mul on nüüd pikk lugu rääkida. Ma olen igatahes suremas. Mul vähe sellest, et mul juba mäletate, eelmine nädal oli põiepõletik. See ei ole siiamaani ära läinud. Vähe sellest on mul kõht lahti jooksendanud. Ma olen ühe korra, ma olen päris jooksendanud, aga no... See listas poti peale kaudselt selle pius pani.
oi, ta on väga haige, mul on nii kahju. Siis mul on veel kurkhaige ja nina jookseb. Ma lihtsalt, mul ei ole ühtegi asja kehas, mis oleks nagu terve. Kõik on katki. Mõni juba sünnist saati mõni osa. Ja siis pott on täis, ehk siis nagu õnneks mul praegu kõik nagu peab, aga kui ei peaks, poleks pottigi kuhu teha asju ja meil on nagu see roosa vedelik ka otsas. Ja vesi on otsas ja no meil pole mitte midagi lihtsalt. Nii et täna otsusime, lähme siis kämpsi või noh, mingi jälle farmi kohta. Et saame oma poti korda teha, saame vett võtta, saame oma potis vett panna ja saame veel niisama ka vett. Igatahes viimased päevad on nagu noh, eilsest õhtust saadik on ikka päris kohutav olla olnud. Ma ei tea, mul ei ole midagi viga, ma ei tea, mis tal kogu viga on, ma ei tea. Ma ei tea. Ja nüüd on missioon leida poodi. Poes müüakse ka mingisuguseid neid kurguravimeid, et äkki ma saan sealt, sest et apteegid on juba kinni. Nii et jah, great success. Ainuke, kes meie seltskonnast remonti ei vaja, olen mina siis. Reaalselt. Kärt katki, vorst katki, Matilda katki, kõik katki. No nad ei pea vastu, nad ei pea muga sammu, nad ei suuda muga sammu pidada. Ma olen siin seltskonnast kõige vanem ja ükski ei suuda muga sammu pidada, nii et no mis ma teen sükstega, no? Jah, ma ei oska midagi öelda. Ma lihtsalt, ma pole kunagi rohkem koju tahtnud kui praegu. Okei. Ma saaks lihtsalt arsti juurde oma ravimid ja saaks lihtsalt terveks. Need on need noored lapsed, kes on kõik ainult ravimite peal üles kasvanud. Mina Vene ajal ikkagi, meil ei olnud mingit ravimit, eks ole, pandi viinasokk, 100 grammi viina sisse, väike sooda aur raisk ja läks, elasid edasi. Ja siiamaani elan. Jah, mina ei ela. Ma lihtsalt tahaks terveks saada, inimene olla. Oot, aga see on meie reiside jooksul esimene kord, kui meist üks haigeks jäi. Nii et first time. Sa tahad nüüd tahuvinda, et sa esimene olid. Kuule, sul on suunurk ikka mingist toiduga koos ju. Selline ta on, iga kord tal on nägu, pool nägu on söögiga koos lihtsalt. Ma ei tea, mida ta sööb, aga tal on alati pool nägu on söögiga koos. Ükskõik, mida ta sööb. Ma olen ainult saia ja muna sööb. Ja ikka on pool nägu söögiga koos. Arusaamatu. Täiesti arusaamatu tegelane. Igatahes. Näeme kämpsis võib-olla. Me jõudsime siis kämpsi. Alguses me tulime vale tee juurest või pealt ja see oli ikka väga lapper-sappes tee, siis me keerasime kuskil ümber. Ja nüüd me oleme siis siin. Siin saab siis vaadata. Kena kämps on muidu. Igatahes ja siit on siuke vaade. Vaatame muru siin ennast. See enne siukast muru nüüd. Päris ilus vaade küll. Küll jah. Täna. Mõtlegi siis paned sultsu, siin on mingi paar sellist õppaid jooki. Jep. Suvel on siin kindlasti väga bängar. Jaa. Näed merd ja puha. Praegust rohkem hakkama suvel reisima, mul on tunne. Praegu saaks basseinis supsutada. Jah. Saaksid basseinis väike valge veinuutška. Ma räägin, nagu siukse raha eest, eks ole, ei ole isegi kallis. Jah, vaid suvel on tõenäoliselt kallim, ma arvan. Ma ei kuulta, võib-olla. Siin on siis vets ja dušš. Ja ilusti väga puhas oli ja oli meile väikse hiiteri ka sinna pannud, et meil soe läks. Ja see alles avati septembris. Aga see tee siia on natuke rahva, aga ülejäänud osa on ikka päris kena. Ei, nagu väga ilusti tehtud. Ja ei ole, vaata, kui ei ole vaja mingit suuri pindasid asja. Isegi kui seda basseini poleks, ütleme, kui siit läks ära. Jah. Jep.
ja omanik oli hästi tore ka. Oli jah. Et no mingi naine oli. Elektrit saab, vett saab, poti saame ära puhastada, juhu. Ja siis saab. ja seal üleval vist on nagu nende mingi store, et saab osta lokal. Et piimafarmist. Veini, liha, mis ta seal ütles, jooke, õlusid, särke, värki ja kõik peaks olema kohalik. Jep, kõik Sitsiilia enda oma. Nii et jah, mõtleme, mis me õhtul söögiga teeme ja siis nii. Tšau, ma veel elan. Vaevu, aga elan. Pean kurbusega teatama, et mutt jäi ellu. Aga me käisime nüüd ostmas siin farmis. Kas nad üldse teavad, kus me oleme? Me tulime ühte kämpsi. Ma näitasin sa näitasid meile või? Jaa. Ma ei tea, millal. Poketiga näitasin. Mind ei olnud, ma pidin tööd tegema ilmselt. Ei, sa jalutasid vorstiga. No okei. Igatahes siin see naine ise teeb igast asju, mingid juustu teevad ise, siis ma ei tea, Black Pig. Black Pig. Must siga, noh. Ma ei tea, kas see nagu metssiga. See metssiga ilmselt. Et nendest teevad mingid lehmad on ka, lehmadest ka. Ja lehmadest ka. Ehk siis mingid juustutooted, viin, pluss veel oliiviistandused, värgid, kõike teevad ise ühesõnaga. Mingi full pauku farm nagu. Ja nagu Kärt näitas, see campsite on väga ilus nagu. Suvel, see on nagu, kõik asjad on nii hästi tehtud. Ja siis me käisimegi seal poes nüüd. Käisime natukene poes. No okei, hakkame näita sealt, sest... Natukene, õnneks need asjad võid siis, kui inimesed on juba... Ostsin mingit siukest asja. Sinki mingit. See ei ole päris sink, aga see on jah, mingi siuke... No sandwichi peale võis panna. Jah, no mingi siuke, jah, mingi singilaadne, aga see on seast, mustast seast tehtud, ehk siis ilmselt metssea mingi sink. Jah. Mingi siuke. Sellel on kindlasti mingi peen Itaalia nimi, andke andeks, meile me harimatud matsid. Ja, ta ütles ka, aga ma ei tea meelde. Siis juustud, mingid proovolad. Neid me võtsime 2 tükki va? Jah, neid me võtsime 2 tükki. See ongi see pall, kuule! Vaata, see on see pall! Seal olid mingid siuksed juustupallid ja siis me ei saanud aru, mis asjad need on nagu. Aga need ongi jah, see on niimoodi, noh, nad on niimoodi koos, siis tuleb siukene pall või siuke tilgakujuline, neid oli seal ka. Ma oleks võinud terve selle tilga võtta. No me võtame erinevate inimestele. Jah, aga jah, siuke provola, siuke mingi... Ja see on nagu kohalik selle piirkonna, Sitsiilia selle piirkonna tüüpiline juust siis. Ja see teeb ka sama farmi omaga. Jah, see on neil siin endal tehtud, siin samas 50 meetrit on see dairy farm, see, kus nad teevad neid asju. Ostsime juustu siis. Ja siis farmaagi oma sugulastele kaasa. Jõuluteid lauale. Jõululauale ja veini kõrvale. Viin ämmale juustu, siis mul on juustu, siis mul on veini kõrvale ämmaga koos midagi süüa. Ja vorstil ka, sest nagu nii ei, seda ei anta vorstile. Muime nagu nii annab vorstidega. Siis... Täna õhtuks võtsime siis Black Pigi. Meil on vastas veganid, ma olen endale väga tore. Black Pigi mingis vorst. Me ükskord ostsime ka seda vorsti, see oli mega hea ja täna me teeme ka fritis siis seda. Aga no me ostsime kaubanduskeskusest, nüüd me ostsime nagu kohalikult tehtud. Et see oli, mis ta ütles, millalgi tegi ühesõnaga, pühapäeval tegi. Jah, pühapäeval tegi selle. Nagu kõik asjad on nii värsked ja nad ise teevad kõike, kõik asjad on nii värsked. Nii, siis me ostsime natuke oliiviõli endale, natukene 3 liitrit. See maksis 30 €. Ja 10 € liiter. Ja siis ma ostsin ühe veini ka, selle ma viin ilmselt... No vaatame kuhu, meil on veine igalt suguseid, kui me koju jõume, siis me hakkame jagama, kes mida saab, mis veini saab. Aga jah, see on ka siuke Sitsiilia mingi kohalik vein. Jah, ja see oli 12 tükki. 12 € ja 14 polli. Ja siis kõik see kotitäis sööki läks ja pluss õli ja vein läksid 68 €. Nii et ei ole kõige hullemast. Ei ole jah, kui õli oli juba 30 nagu. Ja. Et tegelikult ei ole üldse, ei olnud nagu kallis selles. Ma ise ei tundnud, et oleks kallis. Ma tahtsin rohkem osta, aga Kärdil hakkab alati rahast kahju. Mulle kahju, mulle hakkab ära häirun. See oli 9 €, see oli vist teisena kõige siuke. Jah. Aga no see on suur käntsakas ka. Jah. Et no selles mõttes, kui me homme hommikul tahame, siis me saame. Ja siis tuli ta ema vaatas mingi, mis asja nad ostavad nii palju, vaata rääkis, siis me juba sõime ära, aga võib-olla võitsid pildi panna siia kuskile, et ta ema tõi meile neid kraanalaid, kus oli siis ricotta nagu sisse pannud, mis oli suhkruga tehtud. Jah, et ricottat nad siis panevad igale poole, et seal oligi ricotta kreem siuke tehtud. Ja siis me olime seal, vaatasime seal ja sõime oma neid
Granoolasid. Granoolasid, jah. Mingi, see teate küll need Itaalia magustaid. Aga nüüd on räigelt suured need granoolad. Ja siis me sõime seal neid. Isse tädi tuli. Emme saatis meile veel rikotat. Värskelt tehtud rikota. Nagu värskelt. Nagu mingi tunni taga. Ei, see oli eile tehtud. Eile või? Minu arust oli see eile tehtud. Et ütles, et Emme saatis teile veel. Emme saatis veel. Ja nüüd me lugesime, et mis sellega teha saab. Et sellest saabki pasta peale panna, võileivamääred teha, mingi magusaid asju teha. Et siis me just mõtlesime, et mida me selle vorstiga koos sööme. Et siis me teemegi selle vorsti teeme ära, siis teeme pastat kõrvale, paneme selle sinna pasta peale natuke ja oliiviõli natukene ja ma arvan, et on väga hea. Muy bien. Nii et siuksed seiklused meil täna. Kärdil tuli kohe eluvaim sisse tagasi. No mitte päris, aga peaaegu. Endiselt ootan informaatiat. Siuksed lood siis. Aga väga tore koht, ma ei tea. Kui te tulete nagu Sitsiiliasse, siis esiteks on siin kõik väga ilus, väga korras, väga puhas. Teiseks pererahvas on väga tore. Ülitore nagu. Ja ma ei oskagi muud öelda. Bassein ka, passu. Tulge suvel passusse siia. Kui te siia tulete, tulge. Panen siia alla võib-olla kirja siis. No nagu alati paneme kirja. Ja. Et see jälle väga tore. Me just enne rääkisime ka, et siin Itaalias see esimene koht oli ainukene, kus nagu väga nagu seal need omanikud ei teinud üldse välja, et sa käisid. Aga teistes koodus on kõik omanikud mingi Ja hästi sõbralikud, hästi toredad ja suhtlevad hästi ja räägivad ja väga kena. Et see koht on kindlasti kõige ilusam campsite, kus me oleme olnud. See on suhteliselt väike. Siin vist oli mingi 8 kohta kõige rohkem. Ja, midagi nii. Aga see on väga ilus ja väga korralik. No, väga ilus tõesti ja vaated siit on nii ilusad. Et ma julgen öelda, et meie jaoks on see kõige ilusam camps, kus me oleme olnud. Ja ainult 23 euri. 22 euri öö. Nii et ei ole üldse palju. Olgu, aga ma olen 6 mitsa lobisent. Ja me hakkame nüüd süüa tegema. Ciao. Ints hakkab, siis ma suren. Hakkame ära minema, aga omanikku ka ei ole, nii et jätame omaniku kingituse tooli peale. Siin on väike majake, jätsime siia. Ja nüüd lähme ajame Musta vee välja ja tänaseks hakkame minema. Bussis räägime natuke tänasest päevast rohkem ka. Me jõudsime praamile. Väga hull sõit oli pimedas, vihmad kallas. Inimesed olid hullud, linnas kõrra keelasime valesti. Et siuke sõit siis. Ja täna siis käisime pesus hommikul. Vahetasime voodipesura, panime teise teki, sellepärast, et me hakkame Eestisse sõitma ja nagu teada, siis seal on nagu külm. Ja juba tegelikult selles mõttes hakkab külm juba Austriast. Nii et panime paksu teki. Öösel latistas räigelt vihma, nagu räigelt vihma. Ja siis me tegime tööd ja siis me hakkasime sõitma põhimõtteliselt. Kirjutasin selle tädile ka veel, ma näitasin seda klippi, et jätsime vana Tallinnat ja väike šoks ja nii oli. Ja Ints vaatab nüüd parkimist. Ja siis liigume ööbimisse ja homme on juba reede. Ja siis järgmine osa on juba tõenäoliselt viimane osa. Et see on juba lõpusirgel on meie Itaalia reis. Ja mina äkki saan terveks. Vähemalt arstiga sain täna ühendust. Saan omale retseptid ja mida ma saan siis Tšehhis kätte, nii et nii tore, et vähemalt see pool seal on digiretseptide osas okei. Nii et jah. Kas sa tahad midagi lisada? Ei taha. Ma tahaks suga rääkida, aga... Okei. Me siis hakkame rääkima. Nii, me pole täna mitte midagi filminud. See on minu oma. Oi. See ei ole sinu oma, see on meie. See on minu. Mina tahtsin seda. Sa sööd seda, siis ma söön teist see on Nutella pitsa ja me nägime teid viimati vist 24 tundi tagasi. Et igatahes... Meil on teises Itaalia otsas. Just. See on minu oma. Siin küll ei ole. Nii kavarst. Mingi viinerid on. Issand, see näeb nii see näeb väga kurb välja. Palun.
nii tänan. vaata, mul on ikka korralik karp pandud. Aba! See peaks olema terav. Spicy, pikante. Ja igatahes me siis otsustame, mis homsega saab, et vaatasime, see Pompei värk on ikka suht kallis, nii et me mõtleme veel. Täna kell on 10 ja me saime alles pizzat kätte, me ootsime mingi tund aega. Nii et nüüd me sööme oma kõhud täis, me rohkem täna pole söönud. Nii et näeme siis hommikul.